Kes on eestlased? Interneti andmetel oleme me siia eri aegadel tulnud inimrühmade tänaseni ebaühtlane sulav. No näiteks tema on eestlane ja tema ja tema ja ka tema. Mina olen Pavel. Mina sündisin vene perekonnast ja mina olen eestlane. Tema on esimese põlvkonna eestlane. Pavel sai ametlikult eestlaseks mõned kuud tagasi, kui ta pärast kodakondsuseksami tegemist enda halli passi Eesti oma vastu vahetas. Tegelikult venelaste jaoks see suhteliselt ei tee mitte midagi. Kui sa reisid kuskile, sa seisad teises järjekorras. See ei ole, mis seal ikka seista teises järjekorras. Hästi paljud ei saagi pointist aru, miks üldse teha. Mina siiamaani ei saa pointist aru, miks mul üldse see oli. See on tulnuka pass, aga ma ei ole tulnud. Ma siin sündisin. Eile nägin ma Eestimaad, nägin hurstikud saunasid, nägin bagaaže ja paunasid, väljal kivivõsa aunasid. Eile nägin ma Eestimaad. Привет, город Нарва. Я лечу к тебе, 3 tunni veel ja seal oleme vaid ainult mekkus. Praegu ühe nõutuma Eesti muusiku teekond eestlaseks sai aga alguse mitukümmend aastat tagasi, kui tema vanaisa Vene sõjaväelane Eestisse tööle tuli. Õige pea järgnes talle poeg koos oma abikaasaga. Nad asusid elama Haapsallu ja seal sündiski Pavel. Haapsalus meil oli täiesti vene kamp . Ja siis, kui kolisin siia Lasnamäele, siis ka mul praktiliselt Lasnamäel ei olnudki tuttavaid või sõpru, kes olid eestlased. See on just see koht, kus ma kasvasin üles põhimõtteliselt. Praegu, mina ikkagi vaatan taga ja et mul natukene, ma ei ole rohkem nii julge, kui ma olin, kui elasin siin. Siin ikka igast asja oli. Inimesed lihtsalt peatasid ja küsisid midagi, mis keeles sa vastad ja siis norisid tüli. Ja see on meie rajoonis, see oli alati kõige ilusam koht. Nüüd on see uus teekene ka. Tulge aga sisse. Et ma ei tea, miks me siin hängisime kõige vähem, võib-olla me hoidsime seda koha lihtsalt, et ei tahtnud siin jätta prügi. Ja ma olin Lasnamäel väga kaua ja ma ei käinud linnaski. Seal oma seltskond, oma kool, oma pood, oma klubi, oma baar. Ой, салют. Я из автобуса иду, вижу, какой-то чувак светится. Я, знаешь, с каким вопросом иду? Чувак, где ты купил эту куртку? Подхожу, а это, оказывается, кто? Это, оказывается, Паша, ёбаный стыд, нахуй. Kui ma tegin selle video Instasse, kus ma vahetan passi, siis minu vanad tuttavad ja uued tuttavad hakkasid kirjutama, et lihtsalt huvitav, miks sa seda tegid. Siis ma ütlesin sama asja, sest ma lihtsalt tahan oma kodumaale kuluda vaata. Küll nad kunagi saavad aru. Mina tahtsin alati tegeleda muusikaga. Siin kunagi asus meie vana stuudio. Me tegime siin muusikat minu esimese bändiga. Ja see oli vene bänd. Gorulana on nimi. Добрый день, добрый вечер или утро, и кажется смутным раскачать будни. Lähen vaatame. Ja mingi hetk ma lihtsalt sain aru, et kui ma päriselt tahan seda professionaalselt teha, siis ma pean suhelda eestlastega, sest kõige paremad promootorid olid eestlased, kõige paremad muusikud olid eestlased tol ajal. Et lihtsalt, kui sa tahad liikuda edasi, vaata, sa teed seda. Siin see oligi, juba rokkarid on valutanud. Mingi hetk oli nii ebamugav, et meil tulid naabrid, kes filmisid pornot siin. Ja sõnaga oli päris raske saada see, kui sa lindistad kedagi. Ja nad nii kõvesti seda teevad, nii valju. Ja siis me pidime ootama, mille lõpetavad. Ja siis lindistasime edasi. Ma ei tea, äkki koputame, äkki keegi on.
Серёга ты записывал? Серега ее строил, да. Серега ее строил. Да. Ну, смотрите сами. Aha. Ühesõnaga, siin oli veel üks tuba. Siin oli sein. Niimoodi. Siin oli laud arvutiga seina taga. Ja siin me lindistasime. Päris nostalgiline hetk. Kannustatuna soovist Eesti muusikaturul läbi lüüa, hakkaski mees umbes 20-aastaselt eesti keelt õppima. Sa võid küll nagu suhelda inglise keeles, aga see ei anna sulle nagu 100% kõik võimalused. Meie esimene DJ oli DJ Lauri Täht, kes praegu ta on Reketi DJ ja ta on eestlane ja see oligi nagu esimene selline samm, et me suhtlesime kuidagi nagu kätte peal ja mingi pool inglise keeles, pool vene keeles, pool eesti keeles. Kõik on täpselt sama nagu oli. Me hängisime, oli selline bänd Davlenia Жизни ja siis hängisime siin. Meiega oli üks joonistaja ja siis me mõtlesime, kurat, nii head need seinad on, aga tühjad. Ja siis see joonistaja lihtsalt tegi ühe kõne ja juba kuu pärast siin oli hästi suur graffiti üritus, et terve see sein, ma ei tea, kui palju, kui mitu inimest seda tegi, võib olla mingi 30. Kui me hakkasime Eesti pidudel käia esinemas, siis mõned meie vene sõbrad rääkisid, et miks te seda teete, et nad on ju need, vaata. No, me olime selline nagu erand, et meid kutsuti, kui olid nagu Eesti sellised räpipeod ja inimesed olid nii ülbed mõned, nad kommenteerisid, et issand jumal, mis seal tiblad teevad üldse nagu, et kuidas, no mina küll sinna ei lähe elu sees, vaata, ei tule. Meil oli isegi nali selline, vaata, et kui me saame aru nagu, et täiesti 100% Eesti publik on meil praegu saalis, täissaal eestlasi ja me lihtsalt võtame mikrit ja ütleme, et tiblad on majas. Et hästi irooniline. Tegelikult ei ole üldse nagu hullu. Esimene eestikeelne bänd, mille koosseisus Pavel üles astus, oli 5-. Kui jälle mööda tänevad, ma sõidan nad lahti. Saab heidet oma nägu selleks, et me sind ei märgaks. Maksa võlg ära, maksa võlg ära. Maksa võlg ära, maksa võlg ära. Ka tema sealne esineja nimi on küllaltki irooniline. Venelane. See on tegelikult bändi pakutud nimi. See on nagu naljaga võetud. Aga samas ma ei tea, ma ei ütle, et mul nagu kõige mugavam on selle nimega, sest oleme ausad sellise artisti nimega mitte kunagi eestlane ei võtta tõsiselt nagu. Mind ei võtta, ma arvan, suht elu lõpuni aktsendi pärast, vaata eestlased nii nagu ei võta 100% omaks. Ja venelased, kui päris venelased tulevad siia, nad peavad meid täielikuks nagu eestlasteks. See on nagu suur osa sellest, miks nagu kohalikud venelased ei võta nagu väga osa siin mingid asjadest. Nad ei tunnegi ennast, et nad on kodus, aga tegelikult nad on. Eile nägin ma Eestimaad, põõsastikud ja võsad kõik, suikumise ja näotuse paik. Vaimuilm nii hämaras, vaik. Eile nägin ma Eestimaad. Minu lapsed on eestlased. Ma andsin oma lastele naise perekonna nimi, see on Eesti perekonna nimi. Ainuke asi, mis minu ema mulle räägib, et ma kindlasti õpetaks lastele vene keelt. Aga kuidas siis ikkagi saada eestlaseks, kui sa ei ole sündinud Eesti perekonnas? Ma arvan, kui sul on seda tahtmist, siis see ei ole raske. Eestlased võtavad vastu.